Septembrikuu on käes, oleme tulnud Tartusse Emajõe äärde latikat püüdma. Inimesed tulevad alles ööklubist, aga meie peame juba kalale minema. Kuna latikas lõi praegu vee peal lupsu, tuleb kiiresti siduda üks latika õng valmis ja selleks lähevad maa asemel käiku hambad. Hea, et need veel olemas on. Mina arvan, et latika lootus on täna päris suur, sellepärast, et septembrikuu on ilm on ilus, miks ei peaks saama. Võtame peibutussööda. Latikas on ju meeletu maiasmokk. Midagi haiseb jubedalt paadis, nagu oleks sattunud Kalevi kommivabriku taha prügikasti, kus oleks ära visatud kõik karamelli, šokolaadi ja kõigi muude maiuste jäägid. Kui mina oleks latikas, siis me peaks seda nuusutama. Selle nahka panema. Loodame, et see nii läheb. Latikapüük on ime lihtne. Peavad olema õige teadmised, õige varustus, õige koht, õige aastaaeg ja vedama peab ka. Nüüd ootame ja vaatame, mis saab. Latikapüügi teeb ägedaks see, et kalad võivad vahest väga suured olla. Ja ootusärevus on siis see, mis kütab adrenaliini üles, et kunagi ei tea, kui suur latikas võtab, et rekordid on siin üle 3 kilo. Latikas on õnneks otsaga lõpuks jäänud. Opsti! Ei ole küll väga suur elukas. Ahmib õhku. Moka otsast on kinni nibin-nabin jäänud. Aga meil on käes Emajõe latikas. No nii, näita ennast siis. On ikka küll nii, et tuled latikat püüdma ja saad selle latika kätte. Kuna esimese latika sain kätte, siis on muidugi tunne, et kõike ritvu võtab ja siin käis ka praegu mingi rabin läbi. No, järgmine, see on nüüd sööda topsi peale tulnud. Latikapüügi traditsioonid on sellised, et seda on siin Peipsi vesikonnas Emajõel Võrtsjärves aastaid püütud. Et see on ikka klassikaline kala, mida siit püütakse ja suitsutatakse ja ahjus küpsetatakse ja tehakse, et ta on ikkagi üks osa kohalikust kalastikust. On 2, ei ole sama kala. Kork läks ujuma, latikas on otsas, õudne märatsemine käib. No tule, ilus kala on otsas igal. Kas sa näed? Rohkem ma siin istuda ei viitsi, mul on käes 5 kena latikat, aga nägu on mul õnnelik, sest päeva võib lugeda igati korda läinuks, sest sellist saaki ei saa just iga päev ja veel eriti siis, kui saate jaoks on kindlasti vaja. Latika maitseomadus on sellised, et eri aegadel on teda tituleeritud nii prügikalaks kui vääriskalaks. Täna on ta seal kuskil vahepeal, aga tegelikult parimaid suitsukalu lestakala järel üldse.